ilm on nii ilus ja seda tuleb ära kasutada. Väikse pliidi olen jälle õue toonud. Või panin sulama ja sibula viskasin peale ja nüüd üks paar-kolm minutit seda sibulat siin praen. Kui sibulale jume peale hakkab tulema, siis on paras aeg panna siia veits paprikat, küüslauku ja natuke harissapastat ka. Segame selle asja siin kiirelt läbi ja siis ühe paki kirstomateid. Segame selle kõik siin läbi ja nüüd panen lihtsalt kaane peale üks, ma ei tea, 6-8 minutit neid tomateid siin praen. Aeg-ajalt segan ja eesmärk on siis koor lahti saada ja et see natukene sükkseks vedelamaks kastmeks muutuma hakkaks. Vahepeal võib võtta lusika ja neid natuke siin katki ka vajutada ja siis natuke veel edasi praadida. Nii, see asi näeb vähemalt minu jaoks küll väga isuäratav juba praegu välja, aga pool on veel ees. Nüüd võtame purgi valgeid ube ja koos vedelikuga selle siia paneme. Seda ma teen harva. Üldiselt ma alati loputan, aga praegu on eesmärk sellest saada kätte selline mõnus kreemine kaste ja see vedelik meile selle asja siin kätte mängib. Kuskil 5-7 minutit peaks see asi siin podisema ja siis saab edasi minna, aga praegu on nii. See kraam on siin mul küll sükseks mõnusamaks ja kreemiseks juba läinud. Paneme siia veel asju sisse. Esimesena läheb siia natuke toorjuustu, segame selle siia sisse. Siis paneme siia krevetid. Krevetidega on nii, kui sul ei ole eelküpsetatud, siis sa peaks natuke varem neid panema. Mul on juba lõpusirge ja ega neid siin küpsema õieti ei peagi. Segan nad lihtsalt sisse. Tule ka juba keeran väga madalaks. Siis segan siia sisse veel portsu fetajuustu. Siis on mõistlik panna soola. Ma panen seda suitsusahvri suitsusoola, sest ka see on ülihea kraam. Kaarli oskab seda suitsuvärki. Musta pipart ja ports peterselli või koriandrit. Segame kõik kenasti kokku. See näeb jälle välja siuke toit, mille eest ma maksaks ise ka raha, kui see kuskil restoranis mulle ette toodaks. Proovime. Seda toitu võidki niisama lihtsalt lusikaga panna, võib-olla väike ciabatta. Ma proovin nii, et mul on siin kausis riisi, ports peale, siia veel paar fetatükikest, loomulikult natuke koriandrit ja ongi valmis see kõhutäis. Proovime siis. Ma isegi ei teadnud, et omad ja krevetid nii hästi sobivad. Ja ülilihtne see asi ju tegelikult jälle oli, nii et polegi muud kui pann kuumaks ja läheb teoks. Head isu!